Tänan korraldajaid, kes mind üles leidsid ja andsid võimaluse siin esineda. Ja sissejuhatuseks lubasin mul rääkida endast ja selle endast rääkimise pealkiri on Mina ja Rapla. Palju aastaid tagasi, kui minust hakkas mees saama ja mõni kool oli ära lõpetatud, sattusin ma Rapla KEK-i tööle. Ja see kõik kestis mul siin Raplas 16 aastat. Ma abiellusin Raplas, meie lapsed sündisid Raplas, läksid siin ka kooli. Ma töötasin KEK-is, pärast sai minust ettevõtja. Ehk et seda teen ma tänaseni. Ja ma võin öelda, et Rapla maakonnas olen ma meheks kasvanud. Mul on selle üle uhke ja hea meel ja ma olen alati valmis siia uuesti külla tulema ja oma lugusid rääkima. Siis, kui Rapla ettevõtte natuke võib-olla kitsaks jäi, siis hakkasin Tallinnast tööl käima ja sattusin sellisesse ettevõtte gruppi nagu Alexela ja olin seal 18 aastat tanklaketi tegevjuht, aga nagu ma rõhutan, alguse sai see kõik Raplast. Ja siis, kui Alexela aeg otsa sai siin lõpus nõukogus ja paar aastat tagasi tekkis palju rohkem vaba aega, siis jällegi ühed uksed lähevad kinni, teised jäävad lahti. Avanes võimalus luua selline ettevõtte nagu ACM Metal. Olen seal osanik koos oma poja ja sõbraga, asutaja, ja me hakkasime toodame tänaseni ja päris edukalt seinafassaade alumiiniumkomposiidist. Et uus tehnoloogia, uued investeeringud ja hästi huvitav ja on tänaseni päris vahva, kuigi ma põhikohaga seal ei tööta, aga nüüd ma jõuan siis nagu selle juurde, miks ma siin teie ees olen. Ehk et 2 aastat tagasi seinapaneele tootes tekkis mõte, et mis me neid seinu niisama katame selle kalli komposiidiga, et paneme sinna päikesepaneelid sisse. Et võiks ju kuidagi töötada. Nüüd me oleme 2 aastat sellega jännanud, kohati tõepoolest jännanud, vaeva näinud ja me oleme jõudnud ühe reaalse projektini, mida ma siis nüüd täna teile tutvustan, ehk et räägin ühe väikese, aga armsa loo. Mul on hea meel, kui te esitate mulle ja endale küsimuse, et miks neid paneele sinna seintele panna. Teadupärast Eestis on selliseid kortermaju ja pindu nagu päris palju, kuhu neid kannatab panna ja päike ei käi ka väga kõrgelt. Ehk et tegelikult toodavad need paneelid ida, lääne ja lõuna suunal praktiliselt terve aasta. Lisaks sellele, et nad on madalama päiksekalde all, annab efekti, on järgi proovitud ka päikese tagasi peegeldamine. Ehk et sein ei ole sugugi nii halb, kui kohati arvatakse. Peale selle võimaldavad need paneelid meil eenduda, ehk panna kuni 40 cm seinast erinevate nurkade alla ja siis niimoodi, et varje ei tekiks ja tänu sellele siis saavutada veel parem nurk päiksega. Aga tänaseni me teeme selliseid sirgeid ja lamedaid ja integreerime nad siis koos selle alumiiniumkomposiidiga seina. Komposiit ise on 10-15 aastat garantiid tehase poolt antud. Päikesepaneel, pakun välja, töötab 30 aastat, võib-olla rohkemgi. Pärast vaatame pilte veel, aga siitki pildi pealt on näha, et tegelikult see lahendus on esteetiline ilus, et see plekk, alumiiniumkomposiit ei loki, neid värvitoone on palju ja kuidagi meile meeldib, kuidas ta seal seinas on ja kuidas ta seal töötab. Sellest sai räägitud, et on palju maju, eriti kortermaju, kus on Lasnamäe nõlvadel, kus võiks see päike seina peal töötada nagu väga edukalt. Aga meil pole õnnestunud veel nendega nii heale kontaktile saada, ettevõtjatega küll. Ja siis minu arvates, mis on oluline, millega see või selle esinemise pealkirigi oli, et kui katusele ei mahu ja põllule ei taha või tegelikult kas põllule peakski panema, äkki põllul peaks toitu kasvatama, siis need seinad võikski elektrit tootma panna.
Ja nüüd sellest pildist siis edasi minnes juhtuski selline asi, 1,5 aastat tagasi osalesime Kohtla-Järve linna ja Tehnopoli ühiskonkursil või sel väljakuulutatud konkursil, innovatiivsuskonkursil ja võitsime selle Kohtla-Järve linnas ühes lasteaia otsaseina tegemisel. Kui te küsite, et miks neid paneele seal nii vähe on, siis saate isegi aru, et ressurss oli piiratud. Kogu see üritus maksis tegelikult 12 000, sellest siis pool meile kompenseeriti, 5 000 maksti meile kinni. Aga see oligi eesmärk nii-öelda pildile saada ja tõestada, et see asi töötab. Ja sellest me oleme väga tänulikud nii Tehnopolile kui Kohtla-Järve linnavalitsusele. Ja kui päevakajalisest poliitikast rääkida, siis neid inimesi ei arreteeritud, kellega me asju ajasime. Vaatasin meelega järgi ja sellel on hea meel. Ja nagu te näete, siis pooleks 25% sai paneeli, 25% siis alumiiniumkomposiiti. Ja ta on siis edela suunal töötab see konkreetne sein lasteaias. See vasakpoolne pilt näitab nüüd seda paigaldamistehnoloogiat, et tegelikult on see sein pandi püsti 2 mehe poolt nibin-nabin 2 päevaga. Kõik tehakse kassetid nii-öelda tööstuses valmis, riputamistehnoloogiaga, nii päikesepaneelidele kui komposiidile. Päikesepaneelide kohta nii palju, et meie ostame neid Leedust ja teadlikult, ma ei tea, kas Priit on vist ära läinud või Priidu Sunly ettevõttega oleme me väga heades suhetes ja oleme sealt palju õppinud ja tarkust saanud. Ja meie paneelidel puudub see, nad on kallimad, nad on tulekindlad, see on nõue ja puudub see, lubage öelda, kole alumiiniumvõrgustik sees, mida põldudele pannakse ja see ongi seal okei. Aga vaevalt oma saunaseinale või garaažile sellist alumiiniumvõrgustikku tahate kogu aeg saada, et see teeb selle paneeli lihtsalt kallimaks. Aga me ei plaanigi nii-öelda hinda müüa, me plaanime lahendust ja vaadata, kuidas meil minema hakkab. Nii, siin on siis veel 4 kilovatti saime sealt kätte, tegelikult peaaegu 4, olgu nii palju öeldud, et tänaseks neid samu paneele kasutades tuleb juba üle 4, sest et paneelide tootlus on kasvanud selle ajaga, mis on nagu väga tervitatav. Ja siin on siis nüüd need pildid, mis kirjeldavad seda paigaldusprotsessi, nagu ma ütlesin, 2 meest riputasid 2 tõstukiga 2 päeva ja asi oligi seinas. Et panime ta siis kevadel tööle ja need on nüüd reaalsed tootlikkused. Igaüks saab ise arvutada, palju ta elektrist maksab. Linnavalitsus on rahul, lasteaed on rahul ja lubasid järgmisesse eelarvesse sisse panna, et äkki teeks selle alumise poole ka ära. Saaks veel rohkem raha kokku hoida. Üks edulugu on meil tegelikult veel, mida ma siin ei kirjuta, vaid räägin. Ehk et meil on alla kirjutatud leping Lääne-Virumaal 800 ruutmeetrise paneeli seinapinna paigaldamiseks. Sinna läheb hästi vähe komposiiti ja see on üks eraettevõte, tööstusettevõte. Ehk et me ise usume ja ma nii-öelda utsitan ja julgustan teid ka selle asja vastu huvi tundma. Ja nagu ma praktikuna olen 2 jalaga maa peal, siis need numbrid vastavad tõele. On seda palju või vähe, parem kui mitte midagi. Ja usume, et see seinte katmine nii-öelda, selles ei ole midagi uut. Võib-olla uus on see, et me teeme ta tõesti esteetiliselt ilusa, et ta on kõik ühes tasapinnas. Mustad toonid, hallid toonid, mida tahate, mustrid sisse, perforeerime, kui vaja. Päiksepaneel jääb päiksepaneeliks, me värvilisi paneele ei kasuta, sest nende tootlikkus ei ole nii hea. Mis seina kasuks veel räägib, on see, et need fassaadid, kaasa arvatud päiksepaneel, on tuulduv fassaad. Ehk et päikesepaneeli puhul on sellised tõrked siis nagu mustus, kui katusele või põllule sellist kitti jääb peale, ta tuleb pesta, me ütleme, et seina puhul pigem vihm peseb ja tuul kuivatab, siis on varjud ja ülekuumenemine, ehk et selle sama eendunud, seal on, pakun välja 50–100 see vahe, seda saab reguleerida, see ei ole täna tähtis.
Ja selle kohta on ka Sunly inimesed meile kinnitanud, et ta tekitab korstnaefekti ja õhk käib läbi ja see on väga hea päikesepaneelile. Nii et kõik paneelid seina. Mina tänan, olen valmis vastama küsimustele ja väga loodan, et nendelt aadressidelt, nagu ma ütlesin, GoVertic on meie kaubamärk, selle ACM Metali kaubamärk, aga mõlemal on omad lood, et nende kodulehtede külastatavus kasvab lähipäevil, siis järelikult pakkus huvi ja olge head, vastan küsimustele. Seekord siis publikule, kui kellelgi on küsimusi, et Mentis hetkel veel ei ole midagi olnud, aga seal on esimene. Küsimus oli ruutmeetri hinnang. Ma ei tea, aga õhtuks võin teada saada, kui tahate. Ma ütlen ausalt, et ma jätsin oma ühe töökoha ütlemata, ma töötan Tallinna Sadama tütarettevõttes juhatuse liikmena, et mu poeg töötab selles ettevõttes koos minuga on teine juhatuse liige. Me vastame kõigile meilidele ja te saate seal teada, ma tõesti ei tea, et ma ei hakanud üldse neid numbreid nagu püüdma pähe õppidagi. Aga ma ütlen, et see paneel on tulekindel ja et me ei võrda ennast põllu ega katusega. Kirjutage mulle, mingi konkreetne asi, kindlasti vastame. Aitäh. Ma küsiks selle kohta, et jälle tulles taristuobjektide juurde, et on need müratõkkeseinad. Ka Rail Balticu puhul on palju sellest räägitud, et linnuasulaid läbiva rongitee või maantee kõrval on müratõkkeseinad. Et kuidas teie hinnangul, et kui nüüd see müratõkkesein tuleb, näiteks kohalik omavalitsus ütleb, et kui siia see sein tuleb, me tahaks broneerida need pinnad, panna sinna oma päikesepargi ja panna need pinnad tootma ja sellega võib-olla toota näiteks avaliku tänavaruumi valgustust. Et kas see nii-öelda hooldus, äkki te kommenteerite, et kui seal rong pidevalt mööda sõidab, seal tekivad mingisugused või autotee ääres häiringud, sopaseks lähevad, mis iganes, kas see on nagu probleem või tegelikult ei ole? Mustus on probleem. Selline nõgi, ütleme, et põldudel, katustel ju seesama lumi, mis seal sulab ja külmub ja siis korjab seda mustust külge, et neid on vaja pesta ja maanteed on kahtlemata mustad ja eriti meil, kus kliima nii palju vaheldub, et see võtab tootlikkust väga palju maha, tuleb hooldada. Aga jällegi, kui kaugel, mis kiirusega autod sõidavad, me lähtume täna, meil ei ole paljudele küsimustele vastuseid, meil on usk, meil on teadmine, meil on esimesed objektid ja me läheme praktikutena nii-öelda edasi ja kõik, mida me saavutame, seda me nii-öelda jagame klientidega, et ega praegu ma olen kõige ehtsam müügimees, et muud ei teegi kui seintele paneelid. Et mustus on probleem, aga muuseas Rail Balticu projekti olen näinud ühe silmaga ja salaja selle hoone, selle katus on kõik katus ja väga palju on planeeritud kõik päiksepaneele täis, et meiegi loodame seal teatud nurkadele võib-olla kaasa lüüa. Nii, on veel mõni küsimus praktikule? Kõik oli nii selge ja arusaadav ja usutav. Ma loodan, et kõik panid su e-maili aadressi kirja, aga kui tõesti praegu hetkel ei tule ühtegi küsimust, siis aitäh, Ain! Aitäh! Suur tänu! Suur tänu!